Tervist entusiast televisiooni vaatajad, mina olen Illar Kohvinavalt ja seekord ma olen siin Siirakul nii-öelda ja siin ma tahan näidata Siiraku seda suurt kivi, mis on jõe ääres. Lähme kohe seda suurt kivi kaema ja selle suure kiviga on ka selline lugu olnud, et kui näiteks kala püüda siin, siis kui mujal siin ümberringi kala nagu ei näkka, aga siis kui tulla siia suure kivi peale, siis suure kivi pealt on alati kala näkanud, nii et siit kõrvalt näiteks ma olen isegi avi on otsa hakanud, aga kahjuks avi tõmbab ju selle, kui sa käsiõngega püüad, siis jälle närib kõik katki, nii et kätte teda ei saa, et seda läheb nagu minema. Aga siin oli kunagi siin kandis elas üks Parmu Maret ja tema oli siin kunagi püüdnud ka kala ja siis siin on tegelikult niisugune kruusapõhi ja siis väiksemaid kive on ka, no praegust on vesi nagu suurem, et praegust ei saa aru, aga Maret oli siis käsiõngega püüdnud ja siis oli näinud, et angerjas otsas on, siis viskanud puulatva ülesse, aga see juhtus nii, et õng jäi puulatvaga, angerjas libises ikkagi jõkke tagasi, nii et seda ta teab siiamaani, kuigi ta on juba eakas inimene, nii et. Aga mina olen ka kõik sellised lapsepõlve, ütleme kooliaastad ja kõik suved olen veetud siin jõe ääres kalapüüdesse sõnaga, ja tavaliselt oli ka niimoodi, et kas hommikul läheb vara kuskil, kas 5-6 ja kalal lähed, siis kala näkka püssis õhtul kusagil alates kella 5 kuskil 5-7, eks ole, ja siis saab, aga kui õhtu juba hiljemaks läheb, et see on selline asi, et siis hakkavad need kiisapojad nagu õnge otsa tulema. Et kiisad on sellised okkalikud kalad, et lõhuvad käed ära. Aga jah, et kui siit vaadata, et see suur kivi, et on niisugune nagu omamoodi muistand või nii, et siit suure kivi otsast on alati nagu kala saanud püüda. Nii et ütleme nii, et istun ise ka siia kivi otsa sõnaga, et täna on siis 20. aprill aastal 2018 ja siis praegust on vesi ikkagi kõrgem, aga nii, et kui see veetase nagu alaneb, et siis on nagu see kivi ka veel rohkem paistab välja. Aga nii, et siin on muidu kõik kõrked ja värgid suvel ja vesiroosid ja vesikupud ja siis sinnapoole minnes seal on siis Saarisaa kant ja sõnaga ja teisel pool jõge on nagu siis Aesa kant ja sõnaga. Aga siis siitpoolt jõe minna sõnaga, et siis on see Soomaa ja Riisa, nii et siit hakkab see Soomaa pihta sõnaga, et see suur kivi jääb siia Soomaa piiri peale praktiliselt. Nii et selline lugu siis sellest suurest kivist ja sellest kandist, et mina olen Illar Kohvinavalt ja kõik head entusiast televisiooni vaatajatele järgmise korrani.